Tere õhtust! Tõeliselt usaldusväärsete UFO-vaatluste rida täienes veel ühe tähelepanuväärse kirjeldusega. Ameerika telekanalile Fox News andis intervjuu reisilennuki piloot Andy Tenzinger aastal 2008, kui Ameerika Ühendriikides olid käimas järjekordsed presidendivalimised. Sõidutas Andy Tenzinger oma reisilennukiga korduvalt valijatega kohtuma Valgesse Majja pürgiva presidendikandidaadi Barack Obama. UFO-vaatlus ise toimus aga aastal 1989. Miks otsustas piloot Andy Tenzinger jutustada sellest alles nüüd, ligemale veerand sajandit hiljem? There was no formal policy at my airline or any airline I've ever worked for that said not to talk about it, but it was kind of unwritten. We were young, we were new in our careers, and the way people tended to be ridiculed about all this, you just kind of kept quiet. So this came out during a Daily News interview recently when you were asked about it. That's correct. Had you ever seen a UFO? And you responded that you had, and you went into detail about. So what happened in 1989 on that day? Unbelievable. Piloot Andy Tenzingeri UFO-vaatlus. Euroopa kosmosenädal Tallinnas. Georgi kosmoseuudis, maakera kui kosmoselaev. Aleksei Turovski, elustiku väljasuremine rannaliival ja troopikametsas. Kanada endine kaitseminister UFO-dest. Igor Volke, mehest Veenuselt. Nüüd aga ülevaade sellest, mida siis piloot Andy Tenzinger lennuki kabiinist välja vaadates aastal 1989 nägi. We were flying from Kansas City to Waterloo, Iowa. I was just a first officer in a commuter airline turboprop. And crystal clear skies in Kansas City, crystal clear skies forecast in Waterloo. Supposed to be good weather en route. It's only a couple 250 miles away. We reached our cruise altitude of 15,000 feet, and all of a sudden we just noticed, we're busy in the climb out. Those smaller airplanes didn't have autopilots. It leveled out, and a lot of thin, wispy clouds all around us. I noticed off to my right, and I was sitting in the right seat, was a white disc, just kind of thin, visible, barely visible behind the clouds, or dimly visible behind the clouds. And it was a little odd, but we were used to seeing a lot of things in the sky, so when you see something strange, you start looking around trying to figure out what it is. And the first thing you think about is the moon, because it looked like it could have been the moon dimly visible, but the moon was out over here and it was a crescent, it wasn't a full moon. So it couldn't have been a reflection of the moon. So this large disk, you described it as being pretty large. Oh, yeah. Massive. And then after a while, it was following you. Or we were following it. It was pacing us. It was pacing you. Then something unbelievable happened to its shape and its color. It turned into a giant orange ball glowing in the sky? Yeah, after we'd been looking down for searchlights and stuff from the ground, maybe something shining up on the cloud, couldn't find anything. After about 40 minutes, we started our descent into Waterloo. And as we started our descent and looked up, here's this giant red ball just above the clouds. Unbelievable. Oh, it was. And there were people, of course, who witnessed this on your plane as well, not just you. No, the captain that was on the plane did. I don't know about any of the passengers. Like air traffic control, I've talked to a lot of pilots here off the air in commercial breaks, and I've asked them this question. We've talked about it, and they've all admitted that they've seen UFOs, but they kind of keep quiet about it. Why is it that they keep quiet about it? Is it fear of losing their job? I don't know. It's you don't want to be brandished as being crazy. That was one of our concerns before we actually reported it to air traffic control. We discussed it amongst each other. Is this something that's going to jeopardize our career? The government discounts every single report that ever seems to come out. The news media tends to, or at least in the past, has tended to ridicule every UFO report. So,
that was all going on really big back in the 1980s. Since you came forward, what have you heard from people? What have you heard from other pilots who have said thank you for speaking about this? A little bit. I've got a few friends who've called me and said, wow, maybe this is going to finally get the stuff out. I've seen stuff, and it's about time that somebody came forward and you're actually getting some press, and maybe people will start believing this a little bit more. Wow. Thank you so much for joining us. Andy Danziger is the pilot who flew Barack Obama on his 2008 campaign, witnessed that UFO in 1989. And Ronald Reagan admits to have seen UFOs while he was flying in the airplane. A couple of times, actually. Üks põhjus, mis hoidis lendurid tagasi oma vaatlusi avalikustama, võis olla seotud arstidega. Ufoloog Igor Volke selgitab. Pilootidel, ütleme niiviisi, tsiviilpilootidel ja sõjaväelastel oli kõige suurem hirmuallikas, oli ikka, nemad ei kartunud ei kiiruse, ei surma, nad kartsid arste. Ja tavaliselt oli siis probleem, et kui kellelgi oli ebatavalisi või anomaalseid vaatlusi, siis oli kohustuslik menetlus läbi psühhiaatra, läbi arstliku kontrolli. Midagi taolist juhtus Saaremaalt pärit piloodi Anatoli Roostiga, kelle ufovaatlus pärineb aastast 1981. Rääkisime sellest meie sarja 5. saates, mis oli ekraanil veebruaris 2016. Täna kordame ühte episoodi sellest saatest. Kohtumine tundmatute lennumasinatega toimus veebruaris 1981 õhtul pärast kella 8. Anatoli Roosti juhitud lennuk Jak 40 liikus marsruudil Kuressaare-Tallinn. Et ega me esialgu endale ei tunnistanud, et tegemist on mingi sellise asjaga, mis pärast nagu nõuab lahti seletamist, vaid esialgu arvasime, et tegemist on sellise loodustähtusega võib-olla? Ei, kaugel mitte sellest, sest et pilvitu taevas, tähed särasid, kuu paistis ja see, mis meid tähelepanu kütkes, oli see, et üks täht oli nagu hästi ere ja millegipärast tundus meile, et ta väga kiiresti lähenes nagu meile. Ja me pidasime seda esialgu hävitajaks, ehk siis aga õige peaga me nagu saime aru, et tegemist nagu hävitajaga ei peaks olema, kuna see ere täht või see valgus, mis nagu oli, kuna teatavasti lennukitel on taga sabas on nõndanimetatud strobe lights ehk siis valge vilkuv tuli taga, siis me ei suutnud kuidagi esialgu aru saada kolmekesi istudes kabiinis, et kuidas saab lennuk tagurpidi meie suunas tulla. Aga õige peaga võtsid ühendust meiega militaarsed lennuliikluste spetsialid läbi tsiviili. Ja siis tekkis küsimus, mida me näeme ja milles küsimus on. Peale siis seda sidevahetust objekt nagu kadus nagu silmist ja me nagu rahunesime nagu maha. Ja siis kusagil peale 10 minutist lendu, siis ilmselt ei oska ka ma praegu täpselt, ega me kogu aeg ju kabiiniaknast välja ei vaata, aga siis ühel hetkel kusagil me olime Märjamaa kohal, siis oli juba 2 objekti oli meil suisa väga lähedal juba. Vähemalt kui pimedas vaatad, siis oli väga hästi nagu need kontuurid, ütleme enam-vähem kontuurid olid nagu nähtavad, kaasa arvatud siis nende illuminaatoritega ja vilkuvate tuledega. 2 tükki oli nendest, mõlemad olid paremal pool pardal, kui paremal poole vaadates olid seal ja siis me võtsime uuesti lennuliikluste teenistusega ühendust, ma mäletan siiamaani, et ma ütlesin ainukese fraasi eetrisse, et nad on jälle siin. Kes need nemad siis lõppude lõpuks on? Saame sellele küsimusele vastuse, vähemalt osalise vastuse tänase saate teises pooles, kui maaväliste arukate olendite toimetamist maakeral kommenteerib Kanada endine kaitseminister Paul Hillier.
Meid ümbritsevas maailmaruumis toimuvat võiks võrrelda mündiga, millel on 2 lahutamatut poolt. Üks pooltest on selline, millest äsja rääkisime. Meie jaoks mõistetamatu ja tundmatu, kuid ilmselgelt maavälise mõistusega seotud. Teine pool aga see, mis kujutab endast inimkonna kogemust maailmaruumi uurimisel ja selle praktilisel kasutamisel. Seda teist poolt Euroopa kosmosenädala näitel järgnevatel minutitel vaatlemegi. Euroopa kosmosenädal toob novembri 1. nädalal Tallinnasse kosmosevaldkonna tipp-poliitikud, kogukonna liikmed ja eksperdid. Arutletakse selle üle, kuidas analüüsida ja rakendada kosmosest pärit suurandmeid ning kuidas rahastada suurprojekte. Peaesinejate seas on ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Urve Palo, Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Johann Dietrich Wöhner ja Euroopa Komisjoni väikeste keskmiste ettevõtete volinik Elisabeth Biankowska. Nädala raames toimub 14 temaatilist üritust. Euroopa kosmosepoliitika laiem eesmärk on suurendada tööhõivet, investeeringuid ja majanduskasvu ning tugevdada Euroopa Liidu globaalset konkurentsivõimet. Euroopa kosmosenädalal Tallinnas ei ole kõneks kosmoseromu teema, kuid tegelikult on see probleem muutunud ülimalt aktuaalseks. Seda on tõdenud ka Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Johann Dietrich Wöhner Tallinna Tehnikaülikoolis peetud loengul. So the space debris around the Earth, it's a special, very special challenge. We have more than 600,000 particles of a diameter of at least 1 centimeter. The particles are so fast, 28,000 kilometers per hour, that they of course can destroy people, but also instruments. We had an incident like just 2 weeks ago. One of these particles hit one of our satellites and put a hole into the solar panel, so we know exactly what is happening. Veidi rohkem kui poole sajandi jooksul on tekkinud olukord, kus maakera lähedasel orbiidil liigub tohutu hulk kosmoseromu. Seoses kosmoselaevaga maakera vajab lähikümnenditel lahendamist 2 väga olulist probleemi. Lõpetada lähikosmose reostamine ja lõpetada biosfääri lõhkumine. Vastasel juhul on inimkond 21. sajandi keskpaigaks meie kõige olulisema keskkonna biosfääri piltlikult öeldes sõela põhjaks puurinud. Meie kosmoselaev maakera kihutab ümber päikese kiirusega veidi vähem kui 110 000 kilomeetrit tunnis. Tegelikult on maakera nimelisel kosmoselaeval kõige tähtsamaks elusolendiks mitte inimesed, vaid bakterid. Maakera on bakterite planeet. Bakterid said ilma inimesteta hakkama miljardeid aastaid. Inimesed seevastu ei suuda elada päevagi ilma mikroobideta ja nende toodetud hapnikuta. Suurema osa hingatavast hapnikust annavadki mikroorganismid. Käesoleval ajal sisaldab maakera elustiku kaitsev ja soojendav atmosfäär hapniku 20%. Maakera elustiku jätkuv hävitamine võib aga tähendada seda, et ühel päeval oleme sunnitud poest ostma ka hapniku. Hiina paljudes saastunud õhuga suurlinnades on niisugune olukord juba kätte jõudnud. Kanada ja Hiina ärimehed müüvad edukalt pudelitesse surutud hapnikurikast õhku Hiina suurlinnade elanikele. Inimkond ei ole miljardite aastate jooksul tekkinud biosfäärile omalt poolt midagi kasulikku juurde andnud. Küll aga oleme seda elukeskkonda julmalt ekspluateerinud ja lõhkunud. Seejuures kipume unustama, et meie olemasolu sõltub biosfäärist ja siin toodetud hapnikust 100%. Täna heidame pilgu
maakera elustiku väljasuremisele seal, kuhu inimsilm tavaliselt vaatama ei ulatu. Eelkõige troopika, metsaalad, deforesteerimine, see on puhtmehaaniline nii-öelda, no akordne liikide speetsio ja genotsiid. No ehtne. Ja ma arvan, genotsiid on jumala õige sõna. Loomulikult, jah, genus, perekond, jah. Noh, või spetsies liik, eks ole, speetsio, genospeetsiotsiid, eks ole, tapmine. On küll ja küll olnud liike ja praegu ka on neid veel, kellest me mitte midagi veel ei tea, kes elavad väga väikese ala peal ja nad on oma ette liigid. No näiteks mõned rannakrabide liigid Aafrikas elasid ja mõni nendest liikides siiamaani elab. Kuigi need on muidugi järgu võrra vähem jäänud. Rannikualal, mis on vähem kui 2 kilomeetrit pikk. Ja see on ainult rannikuala. Võt siin on meri, tõusud ja mõõnad, eks ole. Siin on liivarand ja seal on suur taimistik. Võt selle ala peale. Ja üks konkreetne rannakrabide liik. Ja. Üks naftalaik. Ja see ei pea supertankerist tulema. Kogu lugu. See liik on hävitatud, likvideeritud. Mõne metsasalu troopikas, näiteks mõni saareke, miks mitte Rio Negro peal. Rio Negro, eks ole, Amazona, suure Amazona, suur lisajõgi põhjapoolne. Seal on saarestikud, arhipelaagod. Ja kui ühe saare peal võetakse seal tervenisti mets maha, ja Brasiilias juhtub ka selliseid asju, siis sellega kahtlemata on hävitatud mõnikümmend, võib-olla mõni 100 selgrootute loomade liiki ja võib-olla mõni selgroogse loomaliik ka. Keerame nüüd ette maailmaruumi mündi selle poole, mis on meile tundmatu ja sarapärane, kuid mis eksisteerib niisama kindlalt, kui on olemas kuu ja päike. Tänase saate ülejäänud minutid pühendame endise Kanada kaitseministri Paul Hillieri mõtetele, mis on seotud maaväliste arukate olendite toimetamisega meie planeedil. Paul Hillier, former Minister of Defense of Canada, and he believes that life forms from space exist and are present on Earth. It's great to have you with us on our show. Why do you say that UFOs are as real as the airplanes flying over our heads? Well, because I know that they are. They've been, as a matter of fact, they've been visiting our planet for thousands of years. And one of the cases that would interest you most, if you give me 2 or 3 minutes to answer, is during the Cold War, 1961, there were about 50 UFOs in formation flying south from Russia to across Europe. And the Supreme Allied Commander was very concerned and about ready to press the panic button when they turned around and went back over the North Pole. So they decided to do an investigation, and they investigated for 3 years, and they decided that with absolute certainty that 4 different species at least, had been visiting this planet for thousands of years. So that's, we have a long history of UFOs, and of course, there's been a lot more activity in the last few decades since we invented the atomic bomb, and they're very concerned about that and the fact that we might use it again. And because the whole cosmos is a unity, and it affects not just us, but other people in the cosmos, they're very much afraid that we might be stupid enough to start using atomic weapons again, and this would be very bad for us and for them as well. So no serious scientist has ever publicly confirmed evidence of an encounter with extraterrestrials. Why would scientists not confirm the facts if they exist? I'm afraid they must go out of their way not to find out. Because if they did, even 10% of the amount of research I've done in the last 8 years, they would be as convinced as I am. I mean, they could do it even faster. Might take them a little longer when they didn't have a military background. But there are so many wonderful books that tell these stories, and they've been authenticated. The sightings have been authenticated by more than one witness, and also by radar.
and they have landed in various places around the world, including Russia. There's a famous case there. I can't remember the name of the place, but it was widely reported at the time. A man wrote a book about it, and then the French bought the book rights so that it wouldn't be circulated around. There's just so much evidence. If anybody will take the time off to do a little bit of research and study. But people just are, you know, some people are interested and will take the time, and the others just say, oh, you know, it's just fantasy. Mm-hmm. But since I've been public on this subject, I get, probably 3 or 4 emails a week from all over the world from people who have actually witnessed sightings. And some of them who have actually been on the ships, and some of them who have actually been transported to another planet. And so this information is not, you know, it is top secret in a way that the governments aren't talking about it. But if you listen to the whistleblowers and the people who have worked in the industry and who know what is going on, there is just a lot of information out there, and it doesn't take very long to get your hands on it. Have you ever had your own encounter with aliens? Not an encounter with aliens, no. I have seen a UFO about 120 miles north of Toronto over Lake Muskoka, where I have a cottage. And 2 years ago, last Canadian Thanksgiving, which is October, my wife decided she wanted to go out and look at the stars. So I'm not much of a night man, but I put on my cap and went out with her. And she looked into the eastern sky and said, there's a star. And I turned around the other way and I said, oh, there's a much brighter one over here. And she looked, and it was. And we watched it until our necks almost broke for about 20 minutes. And it was definitely a UFO, because it could change position in the sky by 3 or 4 degrees in 3 or 4 seconds. And I checked out, there were no satellites that could do that. The space station wasn't going by, and it isn't able to move that fast anyway. And there was no other explanation except that it was the real thing. And 2 days later, I went down on the dock, got a comfortable chair, and watched it came back almost to the same spot and entertained me for as long as I could take it. And then I went back to the cottage. But it was very interesting, because it would drop down in the sky, and then it would roar back up, and then it would shift across a few degrees and do a circle and come back at a speed, but, you know, just astronomical speeds. As you know, they travel very, very fast. So does it just look like a falling star that falls really quickly and then rises again? What does it look like? Well, it just looked like a star. Hetk tagasi lõppenud intervjuus saime teada, et meie keskel toimetab pidevalt olendeid, kes on tegelikult pärit kusagilt mujalt väljaspool maakera teistest tsivilisatsioonidest. Kuid kas eksisteerib ka mõni konkreetne, hästi dokumenteeritud lugu, mis niisugust väidet kinnitaks? Igor Volke teab lugu mehest, kes ütles end olevat pärit Veenuselt, päikese poolt loetuna teiselt planeedilt meie päikesesüsteemis. Ma tahaksin meie tänase jutuajamise lõpuminutitel tulla tagasi ühe foto juurde, mida me intervjuu alguses näitasime ja mille kohta sa põgusalt ütlesid, et see on tehtud kuskil aastatel 50-60 seal vahel või vahetult pärast 60. aastat ja tegemist on kellegagi, kes on Veenusel toimetava tsivilisatsiooni esindaja. Ja see pilt on siin ja see lugu on tegelikult päris intrigeeriv. No vägagi intrigeeriv ja seda enam, kui me teame, kus kohast ta pärit on, et seda allikaid. Räägi palun see lugu. Et tegemist on nagu Valiant Thoriga, mis inglise keeles tähendab Valiant kui ülivõimas ja Thor kui Skandinaavia jumal.
et selge on et on tegu sellise sünonüümiga, lihtsalt varinimega. Ja veel varilikumaks muutub see, kui ta andis teada, et te võite nimetada, et ma olen Veenuselt. Eks ole, me teame ju Veenuse temperatuuri, rõhku, keemilist koostist, vabandage väga, eks ole. Aga kuna on tegemist looga, mis ulatub Pentagoni presidentide vahelisse ruumi, nimelt selline persoon, 1-3, kes vahendas Valiantori tegevust, on Frank Strange'is. See oli siis Pentagonis tegutsev füüsik, teoreetik ja nii-öelda sõjaväe kõrge kraadiga teenistuja, puutus kokku ja töötas mitu aastat koos Valiantoriga kõrvuti. See on siis selle mehega? Selle mehega, jah. Näete, selle mehega? Ja selle mehega on kohtunud presidendi Eisenhower ja tol ajal administratsioonis olnud hilisem president Nixon. Te kuulsite õigesti. Valiantoriks kutsutud mees ütles end olevat pärit Veenusel toimetava tsivilisatsiooni keskelt. 16. märtsil 1957 oli ta maandunud koos oma 2 kaaslasega USA's Virginia osariigis asunud viljapõllule. Ruumilaeva juurde saabunud politseinikele teatas 1-3 Veenuselt pärit olendist, et neil on ainult üks soov – kohtuda president Eisenhoweriga. Valiantor ja tema 2 kaaslast viidigi Pentagoni, kus toimus kohtumine kaitseministriga, seejärel president Eisenhoweriga ja asepresident Nixoniga ning mõnede kõrgemate sõjaväelastega. Seejärel 2 Valiantori kaaslast lahkusid maakeralt, Valiantor ise jäi aga USA'sse. Tema tegevusest maakeral on kirjutanud raamatu doktor Frank Strange'is. Esmakordselt 1967. aastal ilmunud raamatu autor on tehnikateadlane ja teoloog, psühholoogia ja kriminalistika doktor ning väidetavalt on ta töötanud mitu aastat ka Pentagonis. Pentagonis töötatud aastatel kohtus Frank Strange'is korduvalt ka mehega Veenuselt Valiantoriga. Raamat Strangers in Pentagon, võõrad Pentagonis, kirjeldab seda, mis siis kujutas endast Veenuselt pärit mehe Valiantori 3 aastat kestnud missioon Pentagonis. Autor väidab, et mees oli saadetud maakerale galaktikate vahelise kõrgema nõukogu poolt. Maaväliseid arukaid olendeid olevat teinud murelikuks tuumarelvade katsetamine ja nende kasutamine Jaapanis aastal 1945. Kanada endise kaitseministri Paul Hilleri kõrval leidub teisigi kõrgeid ametiisikuid, kes on väitnud. Maakeral inimkonna keskel liigub ja toimetab püsivalt neid olendeid, kes on tegelikult pärit kusagilt kaugemalt teistest tsivilisatsioonidest. Eesti autoritest on maavälise mõistuse teemad võib-olla kõige huvitavamalt käsitlenud Einar Laigna, mees, kes 1992. aastal õppis ka Vatikanis. Näitasime ühte osa sõjaväelase ja vaimuliku Einar Laignaga salvestatud intervjuust meie sarja esimeses saates. See kontakt tegelikult ei olnud esimene, vaid see oli selle jätk, mis tegelikult algas mitte enne sündi, vaid veel varem. 2 nädala pärast toome teieni teise osa Einar Laignaga salvestatud usutusest. Samal ajal oleks väga huvitav teada, missugune on teie, lugupeetud televaatajad, isiklik arvamus maaväliste tsivilisatsioonide esindajate toimetamisest maakeral.
kas te peate seda üleüldse võimalikuks? Võib-olla oskate tuua mõne huvitava näite teie enda või teie lähedaste isiklikust elust. Jääme ootama teie mõtteid, arvamusi ja ettepanekuid. Tänan teid vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui kõik läheb hästi, siis kohtume juba 2 nädala pärast. Seniks kõike head.